2021. aasta maikuus oli maailm hirmul peatselt teadmata kohta kukkumas Hiina raketi pärast. See ärevus sai rahuliku lõpu, kui 30 meetri pikkune Long March 5B rakett kukkus Maldiivide lähedusse India ookeani. Kuigi selle intsidendiga läks õnneks, jääb selle juhtumi varju Hiina kosmoseprogrammi süngem pool. Pärast külma sõda hakkas maailma kosmoseagentuuride vahel käima suur koostöö, millest Hiina jäi välja. Ameerika Ühendriigid on koostöö Hiinaga koguni ära keelanud turvalisuse kaalutlustel, kartes, et Hiina võib varastada tehnoloogiat sõjalisel eesmärgil ning Hiina astronaudid ei ole lubatud isegi rahvusvahelisse kosmosejaama. See on aga Hiinat sundinud üksi oma kosmoseprogrammi arendama. Saavutuste poolest ei jää Hiina kosmoseagentuur maha teistest. 2003. aastal saatis Hiina Shenzhou kosmoselaevaga astronaudi Yang Liwei kosmosesse, tehes Hiinast 3. riigi, kes on inimese kosmosesse saatnud. Lisaks on Hiina maandunud 3 erinevat Chang'e sondi kuule, millest üks 2019. aastal esmakordselt inimkonna ajaloos suutis maanduda kuu pimedale poolele. Kuu missioonidele on Hiina kaasanud ka kulgurid ning maale tagasi toonud kuu kivimit. Alates 14. maist sai Hiinast teine riik, kes on edukalt maandunud Marsile. Tianwen-1 missiooni käigus maandus Marsi pinnale kulgur ning orbiidile saadeti sond. Lisaks eelnevale on Hiina ehitamas oma Tiangong nimelist kosmosejaama, mille tuumikmoodul saadeti kosmosesse aprilli lõpus. Kosmosejaama kokkupanek on planeeritud 11 erinevast lennust ning eeldatav valmimisaeg on 2022. aasta lõpus. Jaam saab olema väiksem kui rahvusvaheline kosmosejaam ning umbes sama suur nagu kunagine Vene Mir kosmosejaam. Tiangong jääb madalale maa orbiidile ning see hakkab majutama korraga 3-6 astronauti. Paraku on Hiina kosmoseprogrammil ka süngem pool ning see nõuab suurel hulgal elusid. Nimelt kasutab Hiina kosmosesse lendamiseks Long March rakette ja nende kasutuses on mitu kosmodroomi. Nende ehitus toimus külma sõja ajal ning selleks, et kosmodroome varjata, asuvad nad erinevates paikades Hiina sisemaal ning nende ümbrustesse jäävad mitmed külad. Kuna raketi arendamise osa on ka ebaõnnestumine, on palju rakette õhkutõusu ajal hoopis alla kukkunud. 1996. aastal pidi Xichang kosmodroomilt orbiidile lendama Intelsat 708 satelliit, kuid kukkus koheselt alla keset asustatud küla. Kuna rakett ei olnud jõudnud veel kütust ära põletada, siis suutis see ära hävitada kogu küla. Lisaks suurele plahvatusele tekitas põlevkütus eluohtlikku toksilist suitsu. Kuigi Hiina andmetel suri õnnetuses 6 inimest, arvatakse hukkunute arvuks olevat kuni 500 elu. Sarnaseid juhtumeid on veel palju ning peamiselt põhjustavad neid kukkuvad kanderaketid, mis pärast õhku tõusu raketist eemalduvad. Kuigi valitsus üritab neid juhtumeid varjata, on tänu nutitelefonide levikule paljud ka kaadrile jäänud. Õnneks on näha siiski paranemismärke, kuna Hiina on ehitamas ja kasutusele võtmas mereäärseid kosmodroome.
Lisaks katsetatakse ka raketi külge lisatud uimesid, millega on võimalik raketti juhtida ja taaskasutada. Tänan, et vaatasite!